Tere te vaatate Kaitseliidu 100. aastapäevale pühendatud saatesarja 8. saadet. Tänase saates tahaksime teid viia Kaitseliidu noorte suurlaagrisse, mis toimus juulikuus. Kaitseliidul on igal suvel tavaks korraldada oma noortekotkaste ja kodutütarde suurlaager. Sel aastal tehti see suurlaager aga eriti suur, sinna kutsuti üle 1000 noore ja kaasati ka niinimetatud mitteorganiseerunud noored. Selliseid Kaitseliidu noorte suurlaagreid korraldatakse isamaalise hariduse programmi raames, mis on osaks Kaitseliidu ja Kaitseministeeriumi vahelisest lepingust. Juulikuu alguses toimunud Kaitseliidu noorteorganisatsioonide suurlaagri Spekter osales üle 1000 noore, kellest umbes pooltele oli see esimene kokkupuude noorte kotkaste ja kodutütarde organisatsioonidega. Selline hulk noori ja lapsi ühes laagris nõudis suurlaagri jagamist allalaagriteks ja nii saadigi Spekter. 4 kõrvuti asetsevat laagrit, mis märgiti Spektri värvidega. Kollane, sinine, roheline ja punane. Lastele anti tunnuseks trükitud märkidega värviliselt kaelarätikud. Suurlaagri Spekter osalejad rivistatud. Laagris osaleb 1008 osalejat. Laagri ülem Sander Soomre. Vabad. Lisaks Eesti lastele olid suurlaagrisse kutsutud ka noorte esindajad Poolast ja Leedust. Avarivistusel kõneles Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiilis edasi. Ma tean, et teil on ootusärevus nende mõne päeva suhtes ja ma tean, et teie ootused täidetakse. Kui me siin taas näeme teie lõpetamisel, olete te väsinud, rahulolevad. Teil on hea meel sellest, millega te olete hakkama saanud, saavutanud. Ja teie järgmine mõte on, millal toimub järgmine laager. Ja see toimub. See toimub kindlasti. Kui laagri lipp oli pidulikult heisatud, algas igapäevane elu ja tegevus, nagu lastelaagris ikka. Kuna seekordne suurlaager oli erakordne osalejate suure arvu poolest, siis ärgem unustagem, et Eesti Vabariik sai sel aastal 100-aastaseks ja Kaitseliidul on 100. juubel novembrikuus alles ees. Seetõttu oli korraldusmeeskonna tehtud ettevalmistustöö seekord ka palju suurem. Keda aga laagrisse kutsuti? Noorkotka kodutütre jaoks on suurlaager ikka äärmiselt oluline, et tegelikult tuleb olla aasta otsa aktiivne ja tubli ja siis on võimalik teenida välja koht sellesse suurlaagrisse. Ja ma usun, et iga Eestimaa noore suves võiks olla üks laager ja sellise suurlaagri, sellel aasta suurlaagri Spektri kaudu me soovimegi anda paljudele ja enamatele Eesti noortele võimaluse siis suvelaagrisse tulla. Mitu noort on igas rühmas või siis erinevast malevast, et mitu noort saab laagrisse tulla? Kui meil tavapäraselt on igast maakonnast 10 poissi ja 10 tüdrukut, 10 noorkotkast ja 10 kodutütart, siis sellel aastal oleme me suurendanud ka oma liikmete arvu, et on ühest maakonnast on näiteks 40 noorkotkast ja kodutütart kokku tulnud. Et oleme neid suuruseid muutnud, aga muidu on see olnud alati meil hästi niimoodi täpselt, 10 poissi, 10 tüdrukut ja saavadki siis parimad, kes on näidanud ennast siis jooksval aastal heast küljest. Mille järgi seda hinnatakse, et kui tubli sa oled, et laagrisse saada? Kaitseliidu noorteorganisatsioonidel on oma selline õppesüsteem ja see on kindlasti üks asi, et kui sa oled oma, võib öelda noorkotka karjääris edenenud, oled juba kõrgemal tasemel, siis kindlasti oled sa teistega võrreldes parem, sa oled tublim, sa oled olnud aktiivsem, sa oled osalenud rohkem väljaõppes ja saanud uusi teadmisi ja oskusi, siis see on kindlasti üks asi, mis näitab, et kas sa oled siis võrreldes teiste liikmetega püüdlikum või mitte. Ja kindlasti on ka ikkagi aktiivsus, et kui sa oled osalenud varasemalt tõesti sellel jooksval aastal, rohkem tegevuses, oled näidanud ennast aktiivsena ja tublina, siis on ka võimalik teatud privileege siis välja teenida. Millega sellel aastal siin noored kotkad kodutütred laagri jooksul tegelevad? Üks päev või 1,5 päeva täpsemalt on siis sportlikud tegevused, on individuaalsed spordialad ja on meeskondlikud spordialad. Ja ühel päeval on selline matkapäev, et käiakse siis väljasõidul laagrialast, käiakse Rakvere linnust vaatamas ja tutvutakse sealse eluoluga. Ja siis paralleelselt erinevad grupid on ka matkadel, on meil siis räätsamatk, jalgrattamatk ja jalgsimatk. Kas tegemist on ka mingit laadse nagu võistlusega?
Tegelikult ei ole, ikkagi eesmärk ongi anda noortele võimalus tulla laagrisse ja leida sõpru ja ka mõnusasti aega veeta, nii et see on ka olnud meie spektri nii-öelda märksõnad, et suvi, sõbrad ja seiklus, see on spekter, et ei ole me soovinud neid nii-öelda võistlusmomenti panna. Aga tõsi, spordipäeval ikkagi me katsume välja selgitada, kes siis on kiirem, osav, tublim ja tema saab siis hästi pisikese meene laagri korraldajatelt. Suurlaagris osalevad reeglipäraselt kõikide noortekotkaste, malevate ja kodutütarde ringkondade esindajad. Nagu Silver Tamm ütles, parimad ja uusinemad. Mida siis aga lapsed suurlaagrist ootavad? Sten, kaua sina oled olnud noorkotkas? Ma olen olnud noorkotkas 2 aastat. Kus malevas sa oled? Ma olen Viru malevas. Ja mis rühmas? Kunda rühmas. Mida sa oled selle 2 aasta jooksul õppinud siin ja oled saanud ka uusi sõpru? Mida teha siis, kui keegi saab viga? Ja kuidas panna küülil asendisse? Siis nagu meditsiinialaseid teadmisi? Jah. Mida veel? Ja matkal olles igasuguseid asju ja metsatarkusi. Kas sa tead, mis siin laagris toimuma hakkab, et mida sa ootad sellelt laagrilt? Ma ootan, eks saaks palju ujuda, aga ma ei tea, mis siin veel hakkab. No kõik matkad, mängud ja ekskursioonid, mis siin igal pool toimuvad. Silver, kus sina pärit oled? Mina olen Valga maalt pärit, Sangastest. Oled noorkotkas? Ja olen. Mitu aastat oled olnud? 3. aasta äkki. Mis sind ajendas astuma noorkotkaks, et oli sul palju sõpru juba ees või lihtsalt tekkis mõte? Sugulased läksid sinna 1. aasta, käisin suvelaagris ja seal ei olnud veel kotkas on ja siis tekkis kuidagi selline tunne, et võiks ikka minna, et äge asi. Mida sa oled selle aja jooksul teinud või õppinud selle kotkaks olemise ajal? No, sõpru ma sain juurde, aga õppisin sõlmi tegema juurde, suhtlema ja tiimitööd tegema. Tunned, et on nagu mõnus ja et on hea? Jah, täitsa tore. Kindlasti hakkab siin spordiüritused tulevad. Kuhugi vist pidime ekskursioonidele minema ja metsa. Täpsemalt ma ei tea päris. Ma ei ole uurinud. Aga loodad siit saada palju sõpru? No jah, mida rohkem, seda parem. Kõige tublimad pidavad saama laagrisse, et mida sina arvad, et sa oled teinud, et nii tubli olla, et laagrisse saada? Käisin võistlusel Välejänes. Ma arvan, käisin jah. Aga meie tiim on üldse aktiivne ja pahandusi meil ei ole. Kuidas Välejänesel läks? Esimene aasta, esimene läbi ikka aia taha. Välejänes on võistlus noorkotkastele orienteerumine, kas linnas või kuskil, et on erinevad punktid, kus sa pead täitma ülesandeid ja oma tiimiga. Tere tüdrukud, kus teie pärit olete ja mida te siin teete? Me oleme Tartust ja me oleme kodutütred. Mida te pidite tegema selleks, et siia laagrisse saada? Olla hästi aktiivsed ja käia igal pool. Kaua te olete olnud kodutütred? Mina olen sügisel 6 aastat olnud. 9 aastat ja 6 päeva. 2 aastat. 5 aastat. Mis teid ajendas astuma kodutütreks üleüldse? See on väga tore asi, kui sa saad teisi aidata ja laagrites olla. Siin oli palju sõpru enne. Tulin laagrisse ja meeldis ja siis astusin. Minul ema tegeles kodutütartega ja siis endal tuli ka soov kodutütreks saada. Kas te teate ka, mis siin laagris toimuma hakkab, et mis ülesandeid te peate hakkama täitma või mis üritused teil hakkavad toimuma? Täna õhtul on organisatsiooni tutvustav õhtu. Kindlasti tuleb disko. Meditsiin tuleb ka. Päris täpselt ei tea, aga eks näha ole järgnevatel päevadel. Et üllatusmoment on olemas? Edasi, Laine liigub edasi. Pane juba rüümi juurde, proovi pikema sammuga. 1, 2, 3, 4, teine, 2, 3. Nüüd ma paruks, et oleks Laine, sa võid paar sammu teha. Laine, sa esimesel õige peal oleks Laine. No nii. 1, 2, 3 ja lähed ja
2, 2, hüppad, respekt, hüppad, respekt, hüppad, respekt, hüppad, laine, alla, laine, alla, laine. Kuidas laagri ülem Sander Soomre ja talle alluv suurlaagri korraldusmeeskond nii suure hulga lastega hakkama saab? Väga hästi on läinud. Kõik tegelikult, mis on planeeritud, on ellu viidud. Minu mure tegelikult oli esimene päev ja see saabumine, et kui saabub ühel päeval nii palju lapsi korraga, et kuidas see logistika on, kuidas bussid, kõik see asi jookseb, aga väga hästi jooksis, kõik oli graafikus. Ja tänased tegevused said alata ja väga kihvtid tegevused on ka. Mida lapsed täna teinud on? Täna on meil selline päev, kus tegevused on jagatud allaagrite kaupa. Allaagris on umbes 200 last meil ja erinevatel allaagritel on erinevad tegevused. Osad allaagrid käisid täna matkal, oli jalgsimatk, räätsamatk, tõukerattamatk, siis käidi Rakvere linnuses. Teised allaagrid tegelesid siis selline tegevuste päev oli, kus oli käsitöö töötuba, valmistati käepaelu, punuti, siis oli puutöö töötuba, kus igaüks sai valmistanud pildiraami, sai pildi teha sinna sisse panna ja oli tantsutöötuba ja selline vanaaegsete mängude töötuba, kus sai kotis jooksu teha ja selliste asjadega tegeleda. Kas lapsed on seni nagu rõõmsad ja rahul ja mingeid intsidente ei ole olnud? Ei, kõik on väga õnnelikud. Et mingid probleeme pole olnud. Tundub, et sära on silmis ja ilm on ilus ja mõnus. Mille järgi teie valisite oma kottkaitsja laagrisse? Tahte järgi. Et kes tahtis tulla või tubliduse järgi ikka? No tegelikult nii, kes tahtis tulla. Et huvi on ja nad on siit lähedalt poisid, et kui enda läheduses toimub selline suur üritus, siis võiks saada maksimaalselt osa võtta. Mida sa muide päriselus teed? Päriselus olen ma töötan aktsiaseltsis Estonian Cell, olen seal personali ohutusjuht. Aga eelnevalt olen teeninud Kaitseväes 18 aastat, nüüd 2 aastat siis erasektoris. Nagu öeldud, võtsid kõrvuti noorkotkaste ja kodutütard organiseeritud noortega suurlaagrist osa ka lapsed, kes pole veel nende organisatsioonidega liitunud. Mida arvasid suurlaagrist nemad? Mis su nimi on ja kui vana sa oled? Simo, 11-aastane. Kuidas sulle laagris meeldib? Väga. Mida sa teinud oled nüüd? Täna on teine päev. Käisime matkamas, käisime linnuses. Oli põnev? Väga. Kuidas sa siia sattusid? Mu parima sõbra ema saatis kutse siia. Kas ema on Kaitseliidust? Jaa. Mis su nimi on ja kui vana sa oled? Sten Nunt, 16-aastane. Kus sa pärit oled? Nõmmelt. Ehk siis Tallinnast? Ja. Et noorkotkas sa ei ole, et kuidas sa siia sattusid? Läbi isa. Isa soovitas. Ja isa töötab kus? Siin Kaitseväes. Kuidas seni tegevused on meeldinud ja kuidas laagris üldse meeldib? Algus oli natuke aegsed, aga alati on olnud väga lõbusad ja toredad. Mõlemad inimesed ja tegevused ka. Kas see on sinu esimene laager? Jaa, on küll. Täna on teine päev, et mida te seni teinud olete? Esimene päev näiteks lihtsalt saime enda värvi inimestega tuttavaks. Minul näiteks roheline. Lihtsalt tutvusime inimestega, sõbrutsesime. Teine päev me, vähemalt rohelised, käisid linnuses ja matkamas, õppisid matkamise kohta. Siis metsatarkusi? Jaa. Õppisime näiteks, kuidas paremini kompassi kasutada ja kuidas on võimalik kasutada päikest navigeerimiseks, selliseid asju. Oli sinu jaoks huvitav või midagi uut ka? Jaa, vägagi huvitav. Uut nii palju ei olnud, aga väga lõbus igatahes oli. Ma olen saanud teada natukene noorkotkaste kohta näiteks. Näiteks erinevate auastmete kohta ja selliseid asju. Kas tekib ka mõte, et võiks ise noorkotkaks astuda? Võib-olla tulevikus küll, aga praegu ma keskendun natukene koolile. Kas Kaitsevägi või ajateenistus ei hirmuta, et päris varsti tulemas?
Ma ei ütleks, et hirmutab, rohkem elevile ajab. 14-aastane Anneli Oblikas kodutütarde Harju ringkonna staabirühmast oli suurlaagris koos mitmete koolilastega, kes olid laagris esimest korda. ma olen Anneli Oblikas ja ma olen 14. ja sina? ma olen Tauri Heinsaar ja ma olen 10. kuidas te siia sattusite? Mu sõbra isa töötab lennujaamas ja siis sõber kutsus kaasa ja see on päris äge laager. ma olen isiklikult kodutütar ja samuti hea laager ja laagrist ma ei ütle kunagi ära. mida te senimaani teinud olete, et täna on teine päev? Me just umbes pool tundi tagasi tulime Tõuksi matkalt, mis oli 14,7 kilomeetrit. Ja siis täna tuleb veel lõkkaõhtu ja siis tuleb vist see president ka meile. Lapsed on vahenditud. Kui näevad, et televisioon teeb intervjuud, on rääkida tahtjaid ühtäkki palju. Kas soovid ka äkki kodutütreks astuda? Siin on väga tore ja ma arvan, et ma võib-olla isegi tahaksin, aga ma pole päris kindel. Oled palju uusi sõpru saanud? Jaa, ma alguses mõtlesin, et ma tulen siia ja olen täiesti üksi ja nagu, et mul pole üldse sõpru, aga siis ma läksin endale päris palju sõpru, et ma nagu saan väga hästi läbi oma nagu telgikaaslastega. Kus sa pärit oled ja kus koolis sa käid? Ma olen pärit Tallinnast, ma elan Tallinnas ja ma käin Tallinna 32. keskkoolis. Mis sinu nimi on ja kui vana sa oled? Minu nimi on Kennet Vahe ja ma olen 9-aastane. Kuidas sina siia sattusid? Samamoodi nagu mõde. Selge. Ja kus koolis sina käid? Tallinna Mustamäe gümnaasiumis. Mis sinu nimi on ja kui vana sina oled? Mu nimi on Emma Rosine Koskaru ja ma olen 13-aastane. Kus koolis sa käid? Pelgulinna gümnaasiumis. Et sa siis oled Tallinnast? Jaa. See on sul esimene selline suur laager või oled varem ka laagris käinud? Ma olen käinud pillilaagrites, aga nagu füüsilises laagris pole käinud. Oled endale palju uusi sõpru saanud? Jaa. Ma saan telgikaaslastega ka väga hästi läbi. Milliseid tegevusi te teinud olete seni ja kuidas meeldinud on? Väga hästi on meeldinud. Me käisime täna rattaga sõitmas, need, kes tahtsid, käisid ujumas. Eile olid sellised nagu tutvustamist rohkem, et jah. Kas tekib ka tunne, et tahaks kodutütreks astuda? Ma olen natukese aega nagu käisin koolis kodutütarde rühmas, aga siis ma otsustasin, et nagu see pole päris minule, aga nagu ma olen mõelnud sellele, et nagu tahaks, aga ma ei tea, kas see on nagu päris midagi, mida ma kindlalt nagu tahaksin, et peab veel mõtlema. Kuidas lapsed suurlaagris selle suve ekstreemses kuumuses vastu pidasid? Päikesest väga kuumaks köötud õhk ja suplemisel jahe jõevesi. Kas lastevanematel oleks olnud põhjust ka muretsemiseks? Kas tänapäeva lapsed ikka oskavad laagris olla? Enamus oskavad, aga see tulebki kogemusega. Et kui alustada väikestest rühmalaagritest, siis lõpuks jõuda suurlaagrisse välja, siis on siin päris hea olla. Aga see kõik tuleb kogemusega. Kahjuks kõigil ei ole seda kogemust, sest peale kotkaste ja kodutütarde on ka siin selliste külalisüksuste lapsi ja nendel võib olla natukene raske, sest nemad ei ole sellise rutiiniga ja sellise telkimise ja metsaeluga nii palju harjunud. Et soovitate lastel rohkem käia väljas ja vähem nutiseadmes istuda? Kindlasti peredega koos välja, pidage piknike, käige matkadel, käige telkimas, käige Lõunamere ääres puhkamisasemel hoopis kuskil Eestis matkamas. Kõigil on toredam. Kui muidu öeldakse, et söö üks õun päevas ja see hoiab kõik haigused eemal, et siis pigem soovitate matkama minna? Pigem matkama, pigem õue, iga ilmaga. Pange kummikud jalga, hüppake lompides, pange jope selga ja kindad kätte, mängige lumes, kui on suvi. Lase jõe, järve ja merevesi on natukene jahedam kui mullivanni vesi, aga see karastab ja hoiab lapsed tervena. Palju lapsi on koju saadetud ka? Mõned on pidanud siiski juba koju minema, aga õnneks on neid hästi vähe ja me üritame võimalikult palju neid lapsi ka hoida siin, et nad saaksid sellest laagrist hästi palju rõõmu tunda. Puhkavad meil siin natukene, lähevad rühma juurde tagasi ja saavad kõiki oma asju edasi teha.
On ka selliseid psühholoogilisi probleeme, et lapsed ei saa omavahel hakkama või et neile tundub liiga ängistav olla looduses ja liiga palju teisi lapsi? On ka seda, et laps päris ei harju selle väga suure seltskonnaga ära, me räägime ikkagi peaaegu 1000 inimesest, kes on siia kokku kogunenud. Et mõne inimese jaoks on natukene raske olla hästi suures seltskonnas ja leida seal enda koht. Aga selliseid omavahelisi suuri hõõrumisi või selliseid asju ei ole. Pigem on ikkagi selline, et natukene on hirmu ja natukene on ebakindlust. Aga me saame õnneks vanematega suheldud, vanemad siis saavad lastega suheldud ja me üritame ikkagi niimoodi, et teeme nii, et kõik oleks hea ja laps ei peaks kohe esimese mure koju minema. Laagri teisel õhtul korraldati hiigel suur lõkkeõhtu, ühislaulmise ja tantsuga. Suvised suurlaagrid on väga oodatud sündmus, kus loodetakse näha vanu sõpru ja leida uusi. Ma arvan, et see on kodutütarde tegevuse sellise avardamise ja laiendamise võtmes ikkagi tegelikult äärmiselt oluline, et me leiaksime võimalusi üha rohkem kaasata noori väljastpoolt organisatsiooni ja ka veel rohkem oma liikmeid, et tekiks selline ühtsustunne, et kõik maakondadest erinevad noored saaksid kokku, saaksid jagada oma kogemusi, saaksid ühiseid rõõmsaid hetki ja tegelikult nii säilib ka motivatsioon edasi tegutseda ja ka oma sellise tavapärase kodutütarde õppetööga tegeleda usinamalt. Suurlaagrid Spekter ja lõkkeõhtut külastas ka Vabariigi president Kersti Kaljulaid, kes kuulas koos lastega lõbusa kontserti, vaatas lõkkeõhtul rõõmsalt tantsivaid ja karglevaid noori, vestles nendega ja pidi ääre pealt laste kallistamise ajal külakuhja alla jääma. Lastelaager, mis võimaldab tulla kokku 1000 lapsel üle kogu Eesti ja tegeleda sportlike tegevustega, käia metsas matkamas, õppida midagi uut, on igal juhul väärtus ja väga tore on, et noorkotkaste ja kodutütarde näol on meil olemas see baasinfrastruktuur, mille peale saab sellist laagrit ehitada. Siin on ju ka lapsi, kellel organisatsiooniga pistmist ei ole, aga see juurikas on ikkagi need tublid noortejuhid, kes on meie noorkotkaste ja kodutütarde juhid. Ilma nendeta ei õnnestuks ju ka seda laiendada teistele lastele. Et isamaalise hariduse programm tasub ennast igatepidi ära? Minu arvates tasub lastele suvise meelelahutuse ja hariva tegevuse pakkumine igati ära. Ma muide küsisin laste käest, kes palli mängisid, et mis juhtus, kas telefonid on keelatud. Ei pidanud olema, aga see näitabki, et laps tegelikult ei taha olla kusagil ekraani juures, kui tal on võimalik sõpradega mängida, õppida koos midagi toredat. Ja üsna selge on ka see, et nad hakkavad huvi tundma, need, kes siin laagris on, selle noorkotkaste kodutütarde tegevuse vastu, nii et tõepoolest isamaalise kasvatuse programm on igati vajalik ja vajalik meile kõikidele. Tuleme alguse juurde tagasi. Mis see isamaalise kasvatuse programm selline on ja miks see loodi? Margus Tsahkna, endine kaitseminister, oli programmi üks käivitajaid. 7-8 aastat ajas tagasi tuli üks vanem härrasmees minu juurde, ma olin siis Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees ja küsis, et kas teie härra Tsahkna teate, kui palju Eesti riik on viimase 10 aasta jooksul raha pannud erinevatesse lõimumisprogrammidesse, erinevatesse Eesti-Vene noorte ühistegevustesse ja see summa oli tohutu suur, see oli kroonides kokku arvutatud. Ja siis küsis teise küsimuse, et kas te teate, kui palju Eesti riik on samal ajal pannud siis noorte isamaalisse haridusse, ehk siis sellise isamaalise kodaniku meelsuse tekitamisse ja see oli kergelt öeldes, 100 korda väiksem. Ja sealt kooruski välja see idee, et ühtepidi läbi Kaitseliidu, mis on apoliitiline organisatsioon, tegeleda just nimelt noortega selles võtmes, et noored saaksid aru, et mis on riik on, mis on see isamaalisus, mis on see isiklik vastutus, mis on kodaniku kohustused, õigused ja teistpidi siduda ka ära mitte ainult Kaitseliidu noorteorganisatsioonide noored, vaid juba laiemalt, et iga noor Eestis tulevikus saaks osaleda nendel suurtes laagrites ja et meie noorte töö
läheks kõikidesse koolidesse, miks mitte ka eraettevõtetesse, oma kogukondadesse, et meil oleks tulevikus neid noori, kes läheksid aega teenima ja kes kas või ükspuha mis elualal tegeledes teaks juba lapsepõlvest peale, et mis see Eesti riik on. Me vaatame seda tulevikku suunatult, et meie riik kestab, siis see on üks vaata tähtsamaid tegevusi riigikaitses üldse. Sest et läbi selle me esiteks kujundame noored inimesed isamaalisteks, kes armastavad isamaad ja on ka valmis isamaa eest seisma. Ja teiseks, see on meie järelkasv. See on järelkasv Kaitseväele, see on järelkasv Kaitseliidule ja see on järelkasv üldse meie kodanikele, meie inimestele, kes seda riiki hoiavad. Riiki ju kaitsevad meie inimesed, mitte sõjavägi või ministrid. Riiki kaitsevad meie riigi kodanikud. Ja kui me oleme nad toonud maast madalast selliste mõtestatud tegevuste juurde, siis mina arvan, et siia pandud ressurss teenib ennast mitmekordselt tagasi. Niisiis, Kaitseliit soovib kaasata põhikoole isamaalise kasvatuse edendamisse. Seepärast laagris osalemiseks ei pidanud laps olema ei noorkotkas ega kodutütar. Vahet ei tehtud ei eestikeelsete ega venekeelsete koolide vahel. Noorte huvi kodutütarde ja noorkotkaste tegevuse vastu on muidugi suur. Kaitseliidu noortejuhtide murekoht on pigem see, et jätkuks ka juhendajaid, kes tahaksid laste ja noorkotkastega tegeleda. Kaitseliit ei taha lastest sõdureid trillida, küll aga õpetada, et Eesti on maailma parim koht elamiseks ja töötamiseks ja üksteisest hoolimiseks. Meie kõigi tuleviku huvides.